Hallo, tervis, kas stripper Marko Tasane kuuleb? Jaa, kuulen. Vaata, ma ei ole harjunud neid selliseid neti-intervjuusid tegema, et ma väga harva kasutan neid, aga ma arvan, et saab hakkama. No pole viga. Räägime siis ka sellest reedesest suurest Sõulu Simmanist Tartus Zodiagist, kus oled sina peaesineja. Kuidas siis nagu meeleolud on? Oled juba valmis selleks? No eks ma pean ju kogu aeg valmis olema, sellepärast, et ma olen nüüd tööl tavaliselt laval nagu või niimoodi kodudes või kus ma esinen. Tavaliselt on reede ja laupäevit ikka. Et esitan sealgi oma esitan oma 7 lugu seal, ma arvan. Ja siis sellises erootilises võtmes nagu ikka. Skandaalne maik on. Ja eks peab olema valmis. Kuule, loetlen need 7 lugu ülesse ka, et mis lood need on? Tead, no mis on ikka need, mis on rahvale nagu mällu sööbinud, on need Kreeka jumalanna ja spordipäev ja siis on poliitikalugu, need on kindlasti. Ja ma arvan, et tuleb ka Diiva lugu, mis on aastast 2011 juba see ja siis ja ma vaatan veel mõnda, mis seal on. Ma vaatan, võib-olla rahvas soovib ka lisalugu, eks nad siis saavad, aga just see Kreeka jumalanna ja spordipäev millegi pärast neid rahvast nagu armastab. Et need on sellised lihtsad efektsed lood. No sul on täpselt samamoodi nagu Anne Veskil on viimne pilet Roosi ja kuninganna jätke võtmed väljapoole need hitid ja sana, kas sul on omad hitid? No Anne Veski on ikkagi tõeline diiva ja staar meil siin, et tema on alati moes. Et see on jah, et need lood on juba 30 aastat, 35 aastat ja siiamaani ja no millegi pärast just selliseid vanemaid lugusid tema käest nagu tahetakse just need vanemaid, et jah, et need uuemad on ju ka tegelikult head, aga ikkagi rahvas tahab neid, mis on need 30 aasta tagused. Kas ei ole nii? No nii ta on. Ja kas sa oled ka sellest teadlik, et me salvestame ka ennem peo algusreedel uue laulu ja uut aastat? Tead, ma olen ja mulle Heiki kirjutas sellest, aga see natukene tead ei olnud minu stiil paraku. See oli nii selline, ma ei oska öelda. Et ta ikkagi nii minu stiil ei olnud. Et ta ütles, et äkki sa lööks ka nagu kampa, et no ütleme nii, et ma selle loo nüüd tegin temaga Heikiga selle, kuidas see oligi see lugu. No see oli see onu Bella loost teoks. See õnnestus, aga see lugu no eks me laval ikka seda esitab nüüd et seda uut lugu esitab vist Oksmaa nüüd seal siis või? No tähendab mitte ainult nii, et Oksmaa jõuab ka kuskil kella 3 Tartusse reedel ja nii, et sõnaga, et lähme siis käime sealt stuudiost läbi ja siis teeme selle loo nagu linti siis selle uue loo, et aga eks sa siis seal koha peal siis võib-olla laulad kaasa koha peal, peoajad ma mõtlen. Ja ma üritan seal teha mingisugust häält, aga ta tundus minu jaoks nagu liiga selline fun, et no ma olen küll väga fun inimene, lõbus inimene, aga siiski jah, et ma mõtlesin, et Heikil on midagi, vaata see lugu, mida te tegite sügise kolmekesi, see oli väga hea. Et meid kõiki liidab muusika, mis ta oli. Ja see oli hea, seal oli taustko hea ja seda on palju vaadatud, aga see lugu ma ei oska öelda, see nagu oli natukene jah selline, ma ei tea, lapsik minu jaoks või paati või ma ei tea, Heiki nagu oleks pidanud äkki ennem sinuga konsulteerima. Aga vaatame. Aga eks see sügise tehtud loo, et selles ju saad ka kaasa laulda ju, ega seal laval nagu võime kõik laulda ju. Kuidas? Et seda meid kõiki liida muusikalaulu tõime ju seal Zodiagis laulda lihtsalt niimoodi otse laivis ühesõnaga, et no üritame teha, vaatame palju rahvast tuleb. Sellepärast, et eks ole näha. Aga jah, kindlasti nalja saab, et minu käest nagu juba küsitud, et kas te ikka esinete ja sa vaata, kuidas sinna sisse saab ja nii ja naa ja siis kui kaua ja no sul on esimest korda suisa see Zodiagis lauale tulek, nii et sa pole enne Zodiagis esinenud minu teada. Ei ole mind kutsutud, aga sügise ma käisin teid vaatamas seal ja kuni see hullumaja teil seal. Ja ma olen juba kursis selle kohaga. Nii on viga, aga jah, mingi lava vist tehakse seekord sinna, ma kuulsin või? Jaa, söke jutt oli kuulda, jah.
ja kas ja mis kellapaiku sa ise nagu kohale tuled sinna, tuled täpselt selleks mingiks omaks ajaks või varem või? No asi on selles, et mina filmin tollel päeval üldse lõpetan enda uut mingit videot teeme, sa vaata, mis tuleb selle video ma avalikustan 2. jaanuar, see on siis, ma teen uut muusikavideot üldse tol päeval, et äkki me tuleme isegi korraks Zodiagist läbi äkki seal. No vaat, sealt saab ka võib-olla väikese mingisuguse katke juurde panna sinna võib-olla või? No võib-olla vaatame, sellepärast ma ei ole Eikiga veel nagu sellel teemal veel rääkinud, ta ei teagi, et me mingit videot teeme. Aga jah, ma olen 3 päeva filminud ja nüüd me siis reede lõpetame. Seda 2. jaanuaril tuleb siis see video. Et me tahtsime isegi Oksmat sinna saada, aga ma ei tea, kuidas meie Oksmat Liiva nagu sellesse suhtub. Mõttes ta Janarile olevat öelnud, jah, ta on huvitatud, aga mina temaga ei ole suhelnud praegu, et no täna ma temaga suhtlesin, et ma oleks taga ka teinud videointervjuu, tal täna lihtsalt oli tööle, nii et tal homme õhtul võib-olla on aega minuga natuke rääkida. Et kindlasti ta... Mina lähen lavale kell 1 alles, minu aeg on märgitud, aga ma võin sinna varem tulla ka kohale. Ja kas sul on hetkel mingi uudis ka endast veel rääkida, mis on sükene, noh, mida veel kuskil midagi tead, midagi uuemat? Ei, noh, detsembris on natuke tööd rohkem, ma siin isegi mingisuguses pulmas astun isegi üles. Tavaliselt ma astun ju pulma eel, kui on need tüdrukute peod vaata. Lausa täna helistab, et tahaks nüüd suisa pulma, lausa kus ma siis tordist välja tulen. Ja siis üks dokumentaalfilm tuleb. Mul ei ole nüüd nimi, Sauteri härra Sauter. Temas see film esilinastub 17. detsember. Peeter Sauter või mingi keegi muu? Ja tema kutsus mind 2016 sinna filmi. No, ma nagu õpetasin talle striptiisi, mina arvasin, et see on mingi nali, vaata. Selles mõttes, et see oli niivõrd kiire kõik ja siis täna mul tuli kutse, et see film ikkagi nagu ilmub ja see film on isegi Cannesis kuskil vist tuleb nagu lausa, et siis 17. detsember on selle Tallinnas selle filmi esilinastus ja siis puha kutsuti mind ka sinna. Ma mõtlesin, et juba, et see film ei ilmugi, et see oli lihtsalt mingi niisama nali, vaata. Ja filmiti seal ära. Ja nüüd ma küsiks sellise asja ka su käest, et kui keegi mõtleb, ma tahaks strippar Markot temale esimene kutsuda, et kuidas ma kutsuda saan, et milline ta kontakt on? Ütled äkki selle ka? Mul ei olegi tead, et Facebooki kirjutatakse ja siis see, kes teab telefonis ja teab, et selline kodulehekülg, mul oli Otis kunagi, mis oli selline retro, see kadus ära nüüd kuskile. See oli 2003 aasta, see üks inimene tegi ja seda me uuendasime vahepeal, aga mul ei olnud enam meelest. Vaata, ma ei ole eriti arvuti inimene, on ju. Ja siis, ta kadus ära, ta aegus kuidagi nüüd. 3 aastat tagasi ütles üks inimene, et teid ei ole enam kuskil saada kätte, ei saa kätte kuskilt, et Kroonika käest kuskil. No ja Kroonika siis andis minu telefoni. No vot. Avaldas isegi ja siis, et ega ei olegi, et need, kes teavad, need teavad, ega et ikka saab kätte. Et ja hinnad on mul suhteliselt odavad, nii-öelda, et jah, inimesed jäävad ellu. No selge, aga siis kõik Zodiaki ja peaesinejad Marko Tasast ja teisi vaatame reedel 6. detsembril. No mis nüüd mina. No ikka sina oled peaesineja. Kõik edu sulle ja sinu sellised intervjuud on tegelikult täitsa super intervjuud tegelikult. Sa tead alati mida teha, igale maitsele. On sul need intervjuud tegelikult aastakümneid juba nii, et tegelikult sa oled ikkagi klassika. Aitäh komplimendi eest ja kõik head ja kohtame reedel Zodiagist. Davai, tšau! Jah, aga kõik head. Kõik head, nägeme. Kohtume reedel. Tšau, tšau!